Tervist, Fookuses saade eetris ja teisel pool stuudiolauda on Martin Helme. Tere Martin! Tere Markus! Kuna me sinuga sattume kokku siin Fookuses stuudios, Objektiivi stuudios, Fookuses saates, tähendab kuskil kuu aja tagant, siis mõtlesime, et teeme sellise maailm ja mõnda olukorrast riigis saate, sellepärast, et vahepeal on natukene vett merre jooksnud ja räägime nii-öelda viimasest arengutest või taandarengutest Eesti Vabariigiks hellitavalt nimetatud moodustises. Ja võib-olla esimene asi, mille peal ma peatuksin, on see, et meil on tegelikult juhtunud selline, kui me räägime ajakirjandusest, siis selline tohutult nii-öelda positiivne sündmus, nimelt Eesti on saanud ajakirjanduse ja pressivabaduse indeksis, mida annab välja selline organisatsioon nagu Piirideta Reporterid, teise koha. Esimese koha hõivas Norra on teatavasti mitte Euroopa Liidu liige ja seega on Eesti Euroopa Liidu kõige vabam ajakirjandus üldse. Taha jäävad Rootsi, taha jääb Saksamaa, taha jäävad Soome, Taani ja kõik teisedki. Eesti troonib praegu Euroopa Liidu ajakirjandusvabaduse indeksis. Esimene asi, mida selle peale võib vist ütelda, et nii-öelda liberalistid on jälle välja andnud auhinda endasugustele ja lihtsalt reastanud neid maid, kus kõige tõhusamalt siis liberalistlikku propagandat, nende propaganda väljaannete raames välja käiakse ja ellu viiakse. Nad on meistrid selliste pseudoürituste ja pseudotiitlite jagamisel. Vaata, kui me ka siin praegu moodustaksime ühe hea komitee ja siis see komitee ise mõtleb välja nominendid ja siis me nomineerime, mina nomineerin sind ja sina nomineerid mind ja siis ütleme, et me oleme kõige paremad. Ja siis avalikkusele väga suure trummipõrina saatel teadame, et väga väärikas, laiapindne rahvusvaheline komitee otsustas, et siin on kõige paremad inimesed. Kuna kogu kamp on sees, kogu Eesti ajakirjanduskamp on seal sees, siis kõik teesklevad, et see on päris asi. Et loomulikult ei ole päris asi. Eestis ei ole Eesti on vist küll järele jäänud ainus Euroopa Liidu liikmesriik, kus vihakõne seadust sellisel kujul, nagu Brüssel meilt nõuab, ei ole kehtestatud. See teeb meid tõepoolest eriliseks, aga see ei räägi midagi meie ajakirjanduse kohta. Et kui me peavoolumeediast rääkida, peavoolumeedia on ikkagi täielikult kopteeritud Stratkomi sõnumi edastajate ülesannete täitmisse, nii et seal ei ole mingisugust ajakirjandust. Ma ei vaata juba aastaid, ei vaata Aktuaalset kaamerat, tegelikult üldse mitte ETV-d. Pealtnägija minu meelest on häbiväärne propagandasaade või ka ringvaade. Aga ma ei vaata ka, ma ei loe Postimeest. Postimees on sõjapartei, agressiivne, üdini valelik, väga tendentslik leht, kus laitmatult ja kõrvale kaldumatult sõjapartei sõnumeid. Ja kõrval on siis veel kolmas meie suur nii-öelda meediamaja on Delfi. Delfi on sellele lisaks, kui Postimees mängib, teeskleb, minu meelest üsna kehvasti teeskleb, et ta on nagu kuidagi rahvuslik või vähemalt traditsionalistlik ja aeg-ajalt lubatakse seal mingeid selliseid sõnumeid ka läbi. Siis Delfi on selline agressiivselt globalistlik, satanistlik. Kõik, mis on halb, seda me promome, eks ole, olgu ta eutanaasia või olgu ta, vahet ei ole, sõda, süstid, kõik. Ja minu meelest on suur osa Eesti, me oleme teinud küsitlusi. Erakond ikkagi tellib ja tahab aru saada, kus me ühiskondlikult oleme ja mida me mõõdame. Või kellele me mida räägime üldse või kuidas meid kuuldakse. See on tegelikult kõige tähtsam, et me oma meelest räägime midagi, et kas see kohale ka jõuab. Ja Eestis on niisugune sõltuvalt, kuidas sa küsimuse püstitad või kuidas sa seda nagu üldse lahkad seda probleemi. Kusagil kolmandik kuni 40% inimestest ei usalda peavoolumeediat. Jälle, see jookseb nagu gradatsioonis, et ei usu üldse, ei vaata üldse, on seal võib-olla mingi 10% sellised, kes ütlevad, et loen, aga ei usu, on järgmine mingi 20% ja sellised, kes ütleb, et on probleeme, aga küllap nad ikka põhiosa ajast püüavad hästi teha. Aga me ei ole veel nii kaugel, kui on Ameerika Ühendriigid, kus esiteks alternatiivmeedia on kaugemale arenenud, palju suurema haardega, palju professionaalsemad tegijad, ütleme Tucker Carlsonid või sellised Breitbart või selliseid kanaleid ja selliseid tõeliselt üleriigilisi suuri meedia
tegelasi on seal rohkem ja nad on tõesti väga-väga hea tasemega. Et kui kas või Ameerika valimiste peale mõelda, siis CNN-i, mis meil Eestis on justkui nagu mingi suur rahvusvaheline kanal, CNN-i vaadatakse Ameerikas mõnisada 000 inimest vaatab päevas. Mõnisada 000, eks ole, selles riigis on üle 300 miljoni elanikku. Keegi täpselt ei tea, illegaalid pealekauba, aga Tucker Carlsonit iga kord vaatab mõni miljonit. Tucker Carlson 10 korda suurem kui CNN. Ja sellepärast on oluline, et me teame ka, mida Tucker Carlson räägib, sellepärast on ebaoluline, et vahet ei ole, mida CNN räägib. Aga meil ei ole seda, meil on, eks ole, objektiiv, meil on uued uudised, meil on mõned veel mingid blogid või alternatiivmeedia kanalid ja meil on Facebook on ja nii, aga ta ei ole siiski sellel tasemel, nagu Ameerikas on, ei ole veel. Mis tähendab seda, et see peavoolumeedia saab veel edasi mängida oma mängu, et meil on tõe monopol, meie oleme need nii-öelda väravavalvurid või meie hoolitseme selle eest, et me kehtestame agenda, ühiskondliku agenda, me kehtestame ühiskondliku narratiivi ja raamistuse, eks ole, isegi kui me räägime asjadest, millest me ei tahaks rääkida, näiteks immigratsioonist või vaktsiinikahjustustest, siis me raamistame ta niimoodi, et see kõik ikkagi oleks kooskõlas selle agenda ja selle narratiiviga. Nii et ma toon hea näite selle kohta võib-olla. Eelmisel nädalal puhkes Pakistani ja India vaheline konflikt. See ei ole midagi uut. Nad on sõdinud alates 47. aastast vahelduva eduga. Ja mida siis India tegi? India kõigepealt siseriiklikult iga nädal lammutatakse seal mõni mošee maha. Lihtsalt buldoosriga siledaks ja kõik. Ja nüüd seekord ründas India teisel pool piiri olevaid mošeesid, sest India luure väitis, et seal istuvad terroristid. Islami äärmuslased. Ja pommitati mošeed maatasa. Kas keegi luges Eesti meediast, kus on lippudega rahvast tänaval, rahvusvahelist õigust kaitsmas, aga Gazast me räägime kogu aeg. Sest et üks asi on narratiivi osa, üks on agenda osa ja teine ei ole. Ja see lihtsalt näitab seda, kui vähe läheb tegelikult inimestele korda see, kas Gazas mõni mošee sai pihta või ei saanud pihta, aga see on nagu uudistes on see kogu aeg see teemana sees. Ja samal ajal kõrval, maailmakaardi mõttes, sõna otseses mõttes kõrval, tehakse sama asja, aga mitte kedagi ei huvita. Nii et selle peavoolumeedia maine Eestis on kauem püsinud, kui on mõnes teises riigis, aga ega see maine on tal vastu maad. Ja USA-s on tegelikult peavoolumeedia ja alternatiivmeedia põhimõtteliselt siin viimastel kümnenditel või kümnendi jooksul põhimõtteliselt kohad ära vahetanud. Niimoodi, et tõesti Tucker Carlson, Fox News on ikkagi selline konservatiivne veel, aga siiski, ma mõtlen, Breitbart, väga paljud teised väljaanded on saavutanud sellise positsiooni, et Tucker Carlsonil oli hea võimalus minna CNN-i maja, et siin pool aastat tagasi kärutada oma plakat välja ja ütelda, et peavoolumeedia on surnud. Nii. Ja selles mõttes vastab tõele. Ja mis muuses Eestis, ma olen mõelnud, et mis see Eesti Trump on selles küsimuses, eks ju, et miks on siiamaani veel jõudnud. Esiteks on selline nagu üdini protestantlik mentaliteet, selline nagu natukene nagu riigimeedia mentaliteet, et vaatad ikkagi õhtul järgi, mis see aktuaalne kaamera sulle räägib. Seal on nagu ikkagi 50 aastat nõukogude traditsiooni ka ilusti olemas. Et sa ikkagi lööd 70, et lööd ikkagi selle asja välja ja vaatad, et mis siis nüüd mulle räägitakse ametlikust kanalist. Ja tegelikult ongi ERR minu arvates üks selline establishmendi peamine osa üldse Eestis, eks ju. Kui sellist asja näiteks USA-s ju ei ole. See on Euroopa mentaliteet. Riigimeediat ei ole USA-s. NPR on ju. NPR ehk National Public Radio ja National, siis ka Ameerikas on avalik-õiguslik meedia, millele antakse hirmus palju raha, aga tema vaatajanumbrid on veel väiksemad kui CNN. Selle peale võib ütelda, et ilmselt, kui me nüüd sellest räägime, siis väga paljud pole nagu reaalselt kuulnudki selle. See näitab, et milline selle nagu levik on. Aga tegelikult, kui me tuleme siia
nagu Eestisse, siis see ongi see, et noh, et ERR kehastab sellist nagu süsteemi kommunikatsioonivahendit, mis tegelikult juhib ikkagi nagu voogu ja juga sinna poole, kus vaja on, et noh, et mäletame mingisuguseid kirjakesi peaministrile nagu noh, parimates nagu nõukogude traditsioonides, kui sina olid rahandusminister ja nii edasi, et vaatame kuni siis sinna nii-öelda aastavahetuse rüvedusteni ja soo pilastamiste ja emaduse pilastamisteni välja, et noh, ERR juhib seda mentaliteeti ja keegi seda ERR-i nii-öelda nagu maha Eestis ei võta. Oi, vastupidi, just sel nädalal on Riigikogu saalis otsus kutsuda ütleme, neil saab tähtaeg täis ERR-i nõukogu liikmetel, kes määrati sel ajal, kui meie olime valitsuses ja nüüd asemele, näiteks Peeter Espaki asemele läheb Raul Rebane. Noh, kõige ehedam, süvariigi Stratkomi propagandist. Kõik, mis ta räägib, on vale. Kõik, mis ta räägib, on väänatud, on ajupesu, on ilge manipulatsioon. Tema läheb nüüd ERR-i nõukogusse. Ja mis selle asja paika paneb, on raha. Igal aastal 40-50 miljonit läheb sellele kolakale. Jah, ta on ebaefektiivne, jah, ta on valelik ja aeg-ajalt inimesed raevuvad ta peale, nagu selle transsoolisuse propaganda ajal oli, aga ja siis nagu öeldakse, häbi läheb üle, raha jääb alles ja protsess läheb edasi. Ja kõrval on ju veel teised nii-öelda eraturu põhimõtetest lähtuvad meediamajad nagu Delfi ja Postimees, mis muide tegutsevad ka väga suurel ulatusel ju maksumaksja toetusel. Ja nii need nagu mürakad lähevad ja Eesti ühiskond on väike ikkagi. Kriteeriumiks selle piirideta reporteri juures oligi see, et millised on sidemed valitseva võimuga. Et Eesti meedia on suutnud siis selle piirideta reporteritele nagu mängida välja, kaasa arvatud Postimees ja Delfi, kes on saanud nagu miljonites ilmselt kokku toetusi vabariigilt, eks ju, meie venekeelse osa tegemise palju, eks ju, rääkimata 50 miljonilisest ERR-ist, eks ju, et põhimõtteliselt, kui me sinna juurde paneme veel riiklik reklaamitellimus, eks ju, paneme sinna juurde veel kõik Saksad, Oitsalud, Koortid, kes põhimõtteliselt on riigi eristruktuuridest, ministeeriumitest toodud Postimehe toimetusse pandud ja istutatud sinna palgale ja edastavad sõjapartei ja riikliku ja Stratkomi sõnumeid nii-öelda sellises erameedias. Et siis me tegelikult võiksime hinnata, et need sidemed Eesti meedia, ka eraõigusliku meedia ja riigi vahel on ikka märkimisväärsed, aga kuidagi on suudetud nagu välja mängida selline nagu süütu neiukese pale olukorras, kus tegeliku süütusega on lood nagu päris vilets. Sadamahoora moodi rohkem. Aga sa juba lähed sellele libedale teele, just kui siin oleks mingisugune objektiivne hindamine ja siin tahetaksegi määrata või kuidagi niimoodi erapooletult ja avalikkuse jaoks nagu selgust loovalt tekitada mingisugune pingerida sellest, kus on hästi ja kus on vigu. Ei. Kogu see organisatsioon on loodud selle jaoks, et legitimiseerida läbi mäda protsessi ja läbi mäda meediat. Ja see nii-öelda auhind antaksegi välja ju selle eest, et ollakse korralikult truud, aga selle eest hästi õigelt silmamoonduslikult edukalt tehtud propaganda eest antakse see. Et sellest tuleb aru saada, kui sellise auhinna saad, siis sellega üritatakse avalikkusele öelda, et jah, valetame teile iga päev, aga nii hästi valetame, et näe, usute. See on nagu demokraatia auhinnad Kaja Kallasele, et seal demokraatiaga pole midagi pistmist. Pistmist on ainult sellega, kuivõrd edukas ühe sõjapartei või ühe nii-öelda süvariikliku osa nii Eesti kui Euroopa ja USA jutupunktide esitaja siis Kaja Kallas oli kõik. Nii et selles mõttes ma ütleks, meie meediaga on asi ikka väga halb ja Eesti sõnavabadusega üldse on asi halb. Ja nüüd tuleb ju meil selle osas tuleb nagu väga hoolikalt tähelepanelik olla, et justiitsminister Liisa Pakosta on saatnud siis juba kooskõlastusringile kriminaalseadustiku muutmise, mis ongi jälle vihakõne seadus uues tulemises. Seda ma tahtsingi nüüd küsida, et kuhu see nüüd välja on jõudnud, et tundub, et see on nagu jäänud nüüd ikkagi toppama ja tundub ja siis nüüd võeti et see oligi nüüd see viimane tilk karikas niimoodi, et paneks ikka vihakõne seaduse ka veel maksma Eesti Vabariigis. Vihakõne seadust ei tule.
kui sa talt küsid, et kas vihakõne seadust ei ole ja ei tule ja keegi ei tule, esiteks hakatakse sulle rääkima, et vihakõne seadust üldse polnud plaanis, oli plaanis vaenukõne seadus. Ja, no see on esimene, muidugi. Hakkas kergem. Nii. Ja teiseks, nüüd on ka selles osas käpad püsti, et meie ei tee mingit vihakõne seadust, küll aga kavatsetakse teha karistusseadustiku täpsustamine ja karistusseadustiku täpsustamine muudab karistatavaks siis ka sellised solvangud, kus solvata osapool lihtsalt tundis, et teda on solvatud. Et ei ole mingeid objektiivseid kriteeriumeid, ei ole mingisugust mõõdetavat kahju, ei rahalist ega moraalset ega mingit muud kahju, aga keegi tundis, et meie siin oleme sinuga kahekesi praegu eetris, nöökisime ajakirjanikeks nimetatavaid propagandiste, terve rida Eesti propagandiste võis praegu ennast halvasti tunda ja ongi karistus võimalik käivitada kriminaalasi. Nii et see on see, mis nüüd tulemas on ja sellele tuleb muidugi küntehammastega vastu. No selge see, loomulikult nad üritavad nagu kõik võimalike viisidega seda sõnavabadust piirata, eks ju. See on natukene takerdunud olnud siin, aga põhimõtteliselt see, mis sa nüüd kirjeldad, ongi selle vihakõne seaduse olemus. No essents. Essents ongi see, et midagi põhimõtteliselt lülitada see vihakõne seadus välja objektiivsetest kriteeriumitest, et kas ja panna see lihtsalt nii-öelda teise poole subjektiivsete kriteeriumite peale, et jah, mina tunnen ennast solvatuna, mina võin nüüd alustada põhimõtteliselt et vaebusega krimmasja sinu vastu. Ja selles mõttes see ei ole tsiviilasi, et ma ütlesin, Markus Järvi on loll ja Markus saab kohtusse minna ja öelda, et mina avaliku elu tegelasena ei ole loll, et mind on kahjustatud ja nüüd nii, et seda, see on meil praegu. Tsiviilõigustikus on see meil olemas praegu ja siis vaidleme ja kellel on kallimad advokaadid võidab. Nii ta käib. Aga see on kriminaalasi. Et prokuratuur tuleb kas kaebuse peale või ise vaatavad lakke, mõtlevad, et meile siin tundus praegu, vaatasime objektiivisaadet, ja läheb kriminaalasi käima. Ja siis võib-olla saad vanglakaristuse, võib-olla saad ainult tingimisi tead, meil siiski selline liberaalne riik. Et see on tulemas, seda nad teevad, see on nii parempoolne valitsus on tegutsema hakanud. Väga tore, et sellele tuleb nüüd kõikide võimalike vahenditega vastu astuda, sellepärast et tegu on jällegi järjekordselt meie liberalistide poolt vaba ühiskonna suukorvistamisel. No režiim kehtestab ennast. Režiim kehtestab, muidugi ma tahaks näha siis, kuidas meie ülejäänud opositsioonierakonnad käituvad, et tänasel päeval Riigikogus siiski on... Teil on uus opositsiooni juht ju praegu ometi ju Lauri Läänemets, kuidas te temaga läbi saate? Minul ei ole Lauriga olnud pärast tema valitsusest väljakukkumist rohkem juttu, kui 2-3 lauset vahetasime Riigikogu kohvikus, kus lõõpisime üksteise kallal just sel samal teemal, et juhivad, aga ühtegi kohta neil ei ole millelt juhtida, nii et Lauril on rasked ajad, Lauril partei käärib ja protsent on halb ja käivad kõlakad, et tahetakse maha võtta veel ennem valimisi teda ja mitte ennem kohalike valimisi, vaid ennem Riigikogu. Ja Ossinovski ei ole teda kunagi sallinud. Aga vaata, Eesti 200 on veel raskemad ajad, aga nii roosalt käiakse ringi, mõnusa näoga ei teata päris täpselt, millal kartulgi maha tuleb. Mus kartul tuleb panna enam praegu maha, et Toominga sõitseb. Et väikseks vihjeks siin nagu Jorhaadnil Kiirele, kes tuli mõisavalitsejaks, et väikseks vihjeks, aga tundub, et nagu kõik on nii roosa ja helge ja pole midagi ja 95 kilomeetrit tunnis ja kui palju see rong sinna Pärnusse käima hakkab. 59 minutit. 59, selge. Ja just täna oli Riigikogus erikomisjoni istung, mis arutas Rail Balticu teemat, kus olid ka lätlased kohal. Sest lätlased teatavasti on enam-vähem ametlikult ära otsustanud, et nemad Riiast ülespoole teed ei ehita. Ehk siis Rail Balticu nime all saame me kusagil 6 miljardit eurot kulutatud, ma arvan, väga paljud inimesed saavad väga palju rikkaks. Ja see sõidab siis põhimõtteliselt Häädemeesteni. Et sulle sobib. Minule sobib väga hästi. Ja peab 59 minutiga sõitma. Minule väga hästi sobib, et põhimõtteliselt mulle Treimanisse tehakse mitmesaja miljardine nagu raudtee. Ma lihtsalt mõtlen, et kui me olime valitsuses, siis tehti seda Haapsalu või mitte Virtsu, vaid mis see Heltermaa sõnaga raudteed.
Et selle hind oli siis tookord alla 100 miljoni, oleks jaganud 5 aasta peale kuskil ära, oleks 20 miljonit eurot aastas olnud või natuke vähem seal jupi kaupa. Noh, mitte mingi raha ei ole riigieelarves. See oleks valmis ka juba, sõidaks rong. Tallinn-Pärnu raudtee oli olemas, 2018 pandi kinni. Kadri Simson tegi seda. Just, ja et nüüd varsti tuleb Rail Baltic ja siis ma mäletan, kas ei leitud 16 või 18 miljonit eurot, et see uuesti käima panna. Ja ei leitagi, aga näe, meil on 6 miljardit, et teha Treimanisse või raudtee. See, noh, kui see nagu võib naerda nagu selle peale, aga tegelikult on asi lihtsalt, noh, ma ütlengi, et siin on nagu jõutud nagu kriminaalsuses sellele tasandile, kui ikkagi varastatakse suurelt ja niimoodi, et kõik plaksutavad, siis põhimõtteliselt seda krimmasja ei tehta, eks ju, kõik on hästi niimoodi, et ikkagi aga miks sa arvad, seda vihakõne vaja on? Miks seda solvamise paragrahvi vaja on? Et kui sina ikkagi mõnitad seda Treimani juppi, siis terve hulk neid inimesi, kes võtsid käruga mõnikümmend miljonit välja projektist, tundsid ennast solvatuna ja neil see mõnisada 000 sellele advokaadile ka ei ole midagi maksta, et sind vangi panna. Et ega see ei ole ainult, noh, et me ei saa enam rääkida homodest ja immigrantidest, see on ka selle jaoks, et sa ei saaks rääkida varastamisest. Absoluutselt, absoluutselt. Lihtsalt hullumaja. No tegelikult oleks ju vaja teha nagu mingisugune nagu, ma ei tea, täielik revision kogu selle asjaga tuleks, no ütleme niimoodi, et noh, ma ikka pinnin sult välja, et kui sa nüüd saad valitsusse, Martin, et mida sa nüüd teed? Ütleme nii, et sa oled rahandusminister, et mida paganat me selle nagu monstrumiga nimega Rail Baltic, ma käin kogu aeg Pärnumaa ja Raplamaa vahet ja näen seda, kuidas see loodus, metsad on nagu massiivsetes kogustes juba nagu mingites lõikudes ära rüvetatud, täis solgitud, ehitus käib selliste mega mingisuguste suurte ülesõidu kohtadesse, kuhu rajatakse, kuhjatakse nagu noh, sadade tonnide viisi nagu seda maad ja kivi ja kõike muud. Uskumatu lihtsalt. Nii, et mida sa nüüd, nagu kui sa saaksid, noh, alustame nüüd, ma ei tea, mingist väiksemast ministrikohast, kui peaministriks. Mida sa selle monstrumiga teed? Ma soovitan inimestel lugeda endine riigisekretär Taimar Peterkop. Andis intervjuu nädala lõpul ERR-ile. Ma küll AKD vaata ETV-d, aga ma aeg-ajalt käin ERR-i portaali lugemas. Ja Taimar Peterkop andis pika intervjuu Huko Aaspõllule ja rääkis, noh, ta nüüd enam ei ole riigisekretär ja noh, lihtsalt muljeid avaldas või meenutas olnut ja aegu. Ja siis tal oli seal üks väga paljastav lõik. Ja see paljastav lõik oli selline, et kui Kaja Kallas oli peaminister ja Ukraina sõda oli alanud, et noh, nemad peavad, kõrgemad riigiametnikud, kantslerid, asekantslerid, ametite juhid, peavad igal aastal suure koosoleku, kus nad siis arutavad, kuidas Eestit ehitada. Ja noh, et see ongi see süvariik. Ja seal käib ka tihtilugu siis peaminister esinemas ja siis oli Kaja Kallas tulnud siin paberi pealt midagi ilmselt ette lugenud. Seda ta seal ei kirjeldanud ja siis oli keegi tagantreast üks asekantsler püsti krapsanud ja karjunud Kajale, et me oleme kõik sinu inimesed. Ja siis noh, Peterkop seletab, ta oli väga rahul sellega, kuidas et need on need väärtused, mida Kaja Kallas esindas, mis olid riigiametnikele omaks võetud ja nad tahtsid nende väärtuste järgi valitsust aidata. Ja ma pean ütlema, et väga hästi tundsin seda, iga päev tundsin seda, kui ma olin valitsuses, ma olin minister, et kõik nad olid Kaja inimesed. Kõik nad muidku olid Kaja inimesed, juhtivad ametnikud, ametite direktorid, asekantslerid ja kantslerid. Muidku kõik olid Kaja inimesed. Kaja istus opositsioonis, oli opositsiooni Reformierakonna juht, aga töötati tema jaoks, kurat. Töötati tema jaoks. Mina lähen iga päev tööle ja hakkan sõelaga vett kandma, et noh, annan korraldused kätte, järgmine nädal tuleb uus koosolek kokku, küsin kaugele jõudsime, noh, vahepeal oli tagurpidi jõutud, eks ole, liigutud. Siis tuli jälle ähvardada ja meelitada ja öelda, et kui nüüd nii ei saa, siis hakkame piitsa plaksuda. Ja noh, ülekivide kändude ja hambad ristis ja kogu aeg sõelaga vett kandes ja kogu aeg pandi sulle jalga ette ja miine alla ja noh, hoolimata sellest edenesid asjad, noh, mitte nii kiiresti kui tahtsime ja mitte nii palju kui tahtsime ja siis kui hakkasid lõpuks asjad niimoodi toimima nagu tahtsime, siis jooksti valitsus ikkagi lõpuks pikali, aga et see tunne, et noh, tuletame meelde, kuidas meil oli üks kuulus kantsler Lemetti,
maaeluministeeriumis, kes Mart Järvikuga no lihtsalt nagu mitte isegi sissisõda, vaid avalikku sõda pidas ja nii kui lahti lasti, läks vallavanemaks Viimsisse Reformierakonna juhtimisel. Nii et olidki kõik aja inimesed. Ja minu tookord suhtumine oli, et riigiametnikud on oma olemuselt mõtlevad niimoodi, et teeme nii, nagu kogu aeg on tehtud. Ja kui sa juba oled aasta või 2 valitsusse olnud ja seal juht olnud, et siis see, nagu kogu aeg on tehtud, ongi juba see, nagu sinu ajal on tehtud. Et nad nagu aeglaselt loksuvad oma rajale ja võtavad omaks selle sinu agenda ja hakkavad seda tegema. Et see nõuab õudset pingutust ja rappimist ja tegemist, aga kui sa saad nad nii-öelda vao peale, siis nad seal vao peal on. No enam ma nii naiivne ei ole. Nii naiivne ei ole. Ma ei väida, et kogu riigi ametnikkond on Reformierakonna meelsed. Ma väidan, et võtmekohtadel olevad isikud on. Sest Reformierakond on 25 aastat võimul olnud ja kõik kaadrid niimoodi ära paigutanud, et neile sobib see. Ja need inimesed tuleb välja vahetada. Need inimesed tuleb kõik välja vahetada, need on eelmise režiimi truud teenrid. Nii nagu Nõukogude aja lõpul tuli kõik välja vahetada, sest need olid eelmise režiimi truud teenrid. Nüüd tuleb, kui konservatiivne pööre tuleb Eestis, eelmise režiimi truud teenrid kõik tänavale. Juh! Ei mingid arutelud, kõik on kenad inimesed, kõik on professionaalid, kõik on väga toredad tänavale. Sul ei jää mitte kedagi järgi enam. Aga siis ongi parem, sest et amet, mis töötab sinu vastu, parem ärgu töötagu üldse, kui töötab sinu agenda vastu. See, mida Trump teeb ja me kuuleme, loeme siin ju kogu aeg meediast, kaos, Trumpil on kaos, mitte midagi ei saa aru, mida ta teeb. See ongi ju eesmärk. Kui amet ei tööta nii, nagu sina tahad, las olla kaoses. Las olla täielik laga, aga peaasi, et ta ei tööta sinu vastu. Siis ta töötab iseenda vastu, kui seal on kaos. Kaos on eesmärk oma ette selle jaoks, et jõuda välja sinna, et ta hakkab tööle sinu heaks. Mina näen Eestis kaadrite puudust, et see ei ole mingisugune väga ainulaadne nagu tähelepanek, aga see kaadrite puudus on karju tegelikult, et konservatiividel puudub kaadrid, millega asendada seda seltskonda, kes on nagu sa ütlesid, 20 aastat olnud põhimõtteliselt selle režiimi truud käsilased, kelle hulgas ilmselt on ka inimesi, keda võiks võib-olla pöörata enda poole, aga kes praegu teevad seda tööd lihtsalt, ütleme sellisest sundlusest, eks ju. Aga parema puudumisel pappi on vaja saada ja Peugeot leasing on vaja ka ära maksta. Et tegelik probleem on see, et konservatiividel praegu puuduvad kaadrid. Ja liberaalidel on need kaadrid olemas, neid on koolitatud välja aastakümnete jooksul ja me näeme lihtsalt seda, et kui peaks tulema pööre, siis seda nii-öelda süvatasandit või seda tasandit, kus nagu reaalne töö toimub, eks ju, ametnike tasandil. Nii palju, kui nad reaalselt tööd teevad, aga vähemalt konkreetselt mingisuguse asja ajamisel, eks ju, et seda ju ei ole. Seda valmisolekut ei ole. Mina näen seda nagu väga-väga tõsise probleemina. Et tegelikult konservatiividel peaks olema selline battle plan, et põhimõtteliselt iga mees teab juba, kuhu minnakse, millisele kohale minnakse, milline koht üle võetakse ja julmalt see sama marss läbi institutsioonide, mida on tehtud ja tegid kommunistid alates Gramscist ja 20-ndatest igal pool lääne ühiskondades. Seda sama marssi peaksid süstemaatiliselt läbi viima konservatiivid põhimõtteliselt. No, siin on mitu asja. Esimene asi on see, et Trumpil oli selline plaan. Selle plaani nimi oli Agenda 25. Ja vasakpoolsed oli hüsteerias selle pärast juba enne valimisi, on veel rohkem hüsteerias praegu. Muidugi Ameerika süsteem on mõõtmatult meist suurem, eks ole, me räägime tuhandetest ja tuhandetest ainuüksi senatist läbikäidavatest ametitest, mis senat peab kinnitama, aga sinna veel tuhandeid ja tuhandeid siukseid keskmise taseme või kõrgema keskmise taseme. Eestis neid nii palju ei ole, aga kindlasti sadu inimesi. Kindlasti, ma toon näite, kui me olime jälle valitsuses, Eestis on umbes 70 või isegi natuke rohkem kui 70 sihtasutust ja MTÜ'd, millel on riigi osalus. Kõik teatrid, muuseumid, igasugused regionaalsed MTÜ'd, tehnokülad, ma ei tea, kus riik on osalik. MTÜ'd, mitte äriühingud. Seal on siis nõukogud ja nõukogude siis nimetamise protsess on selline, et ikkagi need on poliitilised nõukogud.
seal on igalt osalejalt esindaja, noh, kas kohalikult omavalitsuselt on oma esindaja, siis vastava valdkonna ministeeriumilt on oma esindaja ja nii edasi, nii edasi. 70 erinevat nõukogud oli vaja ära komplekteerida. Noh, meil võttis aega aasta otsa, et igasse nõukogusse ka EKRE-st üks inimene saada. Ja noh, ega seal ei ole mingit erilisi palkasid, võib-olla makstakse 50 eurot, mõnel pool 150 eurot, et need, noh, see on nagu, aga jälle noh, Narva muuseumi nõukogusse ausalt öeldes oleks normaalseid inimesi vaja, eks ju. Või Ugala teatri nõukogusse oleks normaalseid inimesi vaja. Või Maantemuuseumi või noh, ühesõnaga, et seal ei tehtaks mingit transsoolisust või ma ei tea, mis pagana asja nad seal teevad, eks ole. Need kõik oleks normaalseid inimesi vaja kaporatuuri, prokuratuuri, välisluureametisse ja ma ei tea, korralikesse kõikvõimalikesse ametitesse. Aga noh, neid nii-öelda nimesid tuleb korjata, nende inimeste nii-öelda valmisolekut testida. Meil on erakonnas mõned noh, nii-öelda mitteametlikud struktuurid, mille kaudu me oleme mõnes mõttes seda ettevalmistustööd teinud. Me nägime eelmine kord, kui me valitsuses olime ju seda, kuidas meil oli nagu me ei olnud läbi mõelnud või ette valmistanud näiteks ministrite nõunikke. Ja me teadsime, kes ministriks läheb. Või noh, meil oli mingi nimekiri inimestest, kes vastavalt sellele, mis ministri koha me saame. Noh, iga inimene igale ministri kohale ei lähe, eks ole. Aga tal on nõunikke ka vaja. Ilma nõuniketa ei tea mis te midagi ära. Samamoodi, eks ole, siis ministri alluvuses olevad ametite juhid, kui on vaja välja vahetada, siis see nii-öelda plaan tookord meil käigu pealt tegime. Aga nüüd oleme me selle võrra targemad ja tegelikult noh, ikkagi mingid nimed oleme me endale kuskile ära registreerinud ja välja mõelnud. See on üks osa. Et me, noh, see ei ole päris nii, et me ei ole üldse valmistunud. Teine osa on nüüd see, et aga terve hulk riigi ameteid ja riigi funktsioone tuleb ära lõpetada. Ei ole vaja nii palju. Ei ole üldse vaja nii palju. Institutsioonid, mis töötavad Eesti põhiseaduse paatose vastu, lihtsalt tiksuvad, kulutavad raha, on kuidagi. No mingi toiduahel kunagi tekkis, mingisugused toredad inimesed tegid hea mõtte ja nüüd siiamaani. No, toon te hea näite. Presidendil on koostöökoda, Eesti koostöökoda. Palju ta siis rahakest võtab, 500 000 aastas või midagi võtab. Selliseid mingeid nurgataguseid asjakesi on palju. Seal kogu aeg midagi tehakse, midagi arenguseire keskus, eks ole, jälle 500 000 aastas kulutab, sotsid istuvad seal vaikselt, kõlgutavad jalga üle põlve, kord kvartalis teevad mingisuguse lilla või globalistliku rohelise mingisuguse poliitikapaberi, mida siis kogu Riigikogu mõtleb, et kuidas me seda hakkame ellu viima. Et noh, laiali saata tootvale tööle. Kohe laheneb, mitte täielikult, aga osaliselt vähemalt laheneb tööjõupuudus meil erasektoris. Et nii tuleb seda asja ajada, et mitte minna sellesse lõksu, et hakkame tegema sama asja samamoodi nagu ennem tehti, aga teiste inimestega. Sest et siis me oleme kohe selle mure ees, et aga neid inimesi, kes lähevad ja seal keskkonnas pärismaalaseks muutuvad, oleme me ka näinud. Me oleme näinud, kuidas meie inimesed saavad abivallavanemaks või saavad mingi ameti juhiks kuskil seal. Läheb 2 kuud mööda, et tuleb ja ajab sellist ametniku iba sulle, kuidas ei saa teha ja ei ole võimalik või nüüd nii on vaja teha ja mingeid variante ei ole. Et noh, inimesed võtavad anuma kuju väga kergesti, kui nad valatakse siuksesse mõnusasse anumasse. Kahtlemata, see on väga tõsine asi, et loomulikult esimene asi on loomulikult see, et riikliku nii-öelda kohalolu Eestis tuleb kõvasti vähendada. Et see tohutu monstrum, mida mäletan tegelikult me rääkisime siin ka vahetult enne valimisi ja vahetult tegelikult ka siis, kui sa olid minister. Ja ma küsisin sinult seda, et kas nüüd toimub selline yes minister situatsioon, et noh, et põhimõtteliselt sul ongi, oled minister, eks ju, aga sul on terve punt nii-öelda kaja inimesi, kes tuleb ja ütleb sulle sinna yes minister niimoodi ja räägib väga head juttu ja kõik on hästi, eks ju, aga noh, seda dokumenti pagan, mida ma olen nagu nõudnud siia, see tuleb nagu 2-nädalase viivitusega või mingisugune muu asi. No hullem veel, et ei saagi anda sellist dokumenti ministrile või kui tuleb dokument, siis on pool sellest on kuidagi nagu mingisuguse vildikaga üle käidud, eks ju, et noh. No ma toon hea näite või noh, hästi konkreetne näide oli Rahandusministeeriumile allub Statistikaamet, ongi allub, aga noh, Statistikaamet on euroreeglite järgi sõltumatu.
sest minister ei tohi statistikat mudida. Ja viidi läbi sel ajal, kui me olime valitsuses, viidi läbi rahvaloendus. Statistikaamet oli pähe võtnud, et nemad ei taha teha rahvaloendust ukselt uksele käies, sest et see on kallis ja neil ei ole inimesi üldse, kellel on vaja saapad jalga panna ja õue minna, et nemad teevad registrite põhiselt. Ja me ei olnud nõus sellega. Ja ütlesime, et ei tee. Teeme nii, nagu alati on tehtud, et meil oleks võrreldavad andmed. Ja siis algul jonniti vastu, siis küsiti raha juurde, kõik sai, raha sai, siis tegime väikse seaduse muudatus, kõik sai. Ja siis öeldi, hea küll, teeme nii, nagu teie tahate. Ja siis ei tehtud. Yes, minister, muidugi, jaa, teeme nii, nagu teie tahate. Aga tegelikult ei tehtud. Ja ütleme selles mõttes, ma oleksin varem või hiljem selle mehe lahti lasknud sealt koha pealt, aga ennem lasti mind lahti. See on must väga tõsine küsimus, mida selle riigi struktuuriga üleüldse peale hakata tegelikult, et siin peaks olema tõesti mingisugune nagu tabel enam vähem, et mida lõpetada, mida teha, kui palju peaks näiteks Eestis üleüldse ka riigitöötajaid, ametnikke tootvale tööle saatma, eks ju, et see on ikkagi, kui me vaatame seda, mis praegu toimub, eks ju, et ametnikkond kasvab ja ametnike palgad ja mingisugused dotatsioonid ja aastalõpu preemiad kasvavad seal. Riik, mis, ma ei tea, mingid totraid kulutusi või kokkuhoidu mängib, eks ju, seal, ma ei tea, seal Riigikogus vist ei põledelt tule, et kogu või mingisugune vetsus on mingisugused joogiautomaadid või mingisugused, ma ei tea, mis neid, prügi sorteerimise konteinereid niimoodi tehakse, et sellega siis hoitakse kokku, eks ju, ja tehakse mingit rohepoliitikat, eks ju, et riik, mis niimoodi teeb ja siis, ma ei tea, mingi Sikkuti ministeerium paneb need radiaatorid natuke väiksemaks. Maksab samal ajal nagu välja mingid tohutuid preemiaid ja siis, mis on kõige hullem tegelikult kogu selle asja juures on see, mis mind nagu ütleme niimoodi kommunikatsiooni inimesena eelkõige nagu lavidaga pähe paneb, on põhimõtteliselt see, kui riik tellib kommunikatsioonibüroodelt positiivset kommunikatsiooni. Nagu tal oleks vähe kõikvõimalikke kommunikatsiooni inimesi, mingeid kümneid ja kümneid kommunikatsiooni inimesi riigisekretäri juures, valitsuse juures, Riigikogu juures, kõikides ministeeriumites, ametkondades on oma avalike suhete inimesed olemas, eks ju. Ei, sellest hoolimata pöördutakse veel siis erasektori poole ja kümnete, sadade tuhandetega, kui mitte miljonitega, tellitakse mingisugust nagu avalikku kommunikatsiooni meie enda rahadega, ehk siis Stratkomi, mille eesmärgiks on masseerida meie enda ajusid, meie enda rahadega. Ja, aga see on üks viis muide, kuidas ju pestakse raha, eelarve raha sinna erameediasse. Kui me algusmeediast rääkisime, sa maksad kõigepealt raha, eks ole, Miltonile, Milton maksab raha Delfile ja Postimehele, ja Delfi ja Postimees kirjutavad seda, mida valitsus on palunud Miltonil rääkida. Ja ongi miljonid. Ja aga ma toon jälle, Eesti avalikkus ärritub igal aastal, et Riigikogu liikmetel tõusis palk. Riigikogu liikme palk on siin kuskil natuke üle 5000 saab kätte, eks ole. Ja võib vaielda, kas see on suur või väike, aga ma lihtsalt ütlen ka seda, et teatud piirist allapoole nagu Riigikogu kvaliteet lihtsalt hakkab alla minema. Mina seda tööd ei teeks palju väiksema palga eest. Ma arvan, mis on minu arust on väike see palk. Et Eestis võiks olla... Mina ei nurise, ma saan hakkama, aga ma tahan lihtsalt seda öelda, et kuskil on mingisugune nagu selline mõistlik punkt, kust maalt allapoole sa ikkagi parlamendile ei maksa, eks ole. Aga mida inimesed ei tea, on see, et asekantslerid saavad rohkem raha enamikes ministeeriumites kui Riigikogu liikmed. Ja ega neid asekantslereid ei ole meil vähem kui Riigikogu liikmeid, et meil on 11 ministeeriumit, igas ministeeriumis 3-4 asekantslerit, eks ole. Siis on kantslerid, siis on ametite juhid saavad kaugelt rohkem palka kui Riigikogu liikmed, eks ole siin. Kantslerid saavad sama palju palka kui minister saab ja minister saab enam-vähem sama palju, natuke rohkem palka kui, nii et kantsler saab rohkem palka kui Riigikogu liige. Nii et et need kõrgemad ametnikud saavad ikkagi väga-väga korralikku palka. Ja see, Jürgen Ligi ütles, et juurde vaja. Me peame hoolitsema selle eest, et need Kaja inimesed ära ei läheks ja vastu peaks siis, kui õudne EKRE tuleb asemele. Nii et selles mõttes see on päris õudne, aga kui ma nagu sellest riigireformist räägime,
ega seda kuhugi kirja ei saa panna ja ei tohigi välja öelda, aga loomulikult, kui tuleb konservatiivne pööre Eestis, siis tuleb teha riigireform. Ja see riigireform tähendab seda, et terve hulk ametiasutusi tuleb lihtsalt ära likvideerida. Väiksemaks teha ära, aga mismoodi, meil tehakse suur viga sellest, et öeldakse, et võtame ametnikke vähemaks. Ei, alustada tuleb sellest, loomulikult eesmärk peab olema, ametnikke on vähem, aga palju olulisem on see, et funktsioone peab vähem olema. Ülesandeid, millega riik tegeleb, peab vähem olema. Ehk siis riik ei tegele kõikide asjade järelvalvamisega, siis kui riigil ei ole nagu põhimõttelist ülesannet käia mõõtmas seda, missugune on sinu, ma ei tea, vetsuventilatsioon või ma ei tea, mida iganes, mida kõike nad ei mõõda, eks ole meil. Et siis ei ole vaja sinna juurde ka ametnikku, kes käib seda kontrollimas ja pärast trahvimas. Täpselt, võtke mingisugused politseikaamerad, järelevalvekaamerad maha igalt poolt niimoodi ja pange need 10 miljonid politseipalkadesse, palgake siis politseid juurde, eks ju, et mida paganat siin toimub, eks ju, et mul mingisugune inimesed sõidavad mööda Eesti Vabariigi teid ja neid lihtsalt pildistatakse nii enese teadmata üles. Aga keskkonnaametnikud käivad su metsas, vaatamas, et sul ei oleks valest kohast raagumaast korjatud, et sa ei oleks seal mingit karukellukest üles korjatud. Keskkonnaametnikud käivad sul prügi sorteerimas sul seal sinu maja taga, et mida kõike meil riik ei tee ja ei kontrolli ettevõtetele. Nüüd viimane asi, mis tuli, kui paljud inimesed sellest teavad, aga ega ei tea, et Euroopa Liit reguleerib ära seda, kuidas, millised peavad olema reklaami aruandlus, kui reklaam on poliitiline reklaam. Et seal on nagu tohutu klade, mille peavad ära täitma reklaamibürood ja meediaväljaanded, et mida, kes, kuidas, kellele, missuguses mõõdus, missuguses mahus. Aruandlus, nii. Ja see aruandlus muidugi kõigepealt peavad kõik need eraettevõtted võtma tööle inimesi juurde, täiesti mõttetut tööd tegema ja siis on riik võtab inimesi juurde tegema selle täiesti mõttetu töö kontrollimist. Ja siis on veel vaja mingisugust soo- ja võrdõiguslikkuse seadust, et sa näiteks ettevõtete juhatusse ja nõukokku pead võtma nagu lihtsalt sellepärast, et riik nõuab, ma ei tea, muidu seal oleks nagu 3 asjalikku meest, neid ka nagu ära ei viitsi lihtsalt põllule saata, mehed on töötanud nagu 10 aastat firmas ja tegelevad, seal on osanikud ja nii edasi. Okei, võtame siis need 3 naist ka kuskilt sinna, me peame palkama sinna nõukokku, eks ju. Ja niimoodi riik peedistab tegelikult ka ette. Aga ka kontrollib. Et seda kontrollib Finantsinspektsioon, kas sa võtsid need naised sinna tööle või transsoolised sinna tööle. Et Finantsinspektsioon võtab eraldi tööle inimesed, kes hakkavad kontrollima firmasid. Et selles mõttes ma ütlen, et funktsioone on vaja vähemaks teha. Mida kõike peab kontrollima kohalik omavalitsus, mida kõike peab kontrollima riik. Funktsioone peab vähem olema ja siis sa saad ka ametnikest lahti. Tal ei ole enam tööd, tal ei ole enam mõtet. Ja siis sa saad kõrgelt haritud inimesed, kes kõik oskavad PowerPointi teha, kes kõik oskavad Excelis tööd teha. Tööturule. Minge ja tehke selles samas eraettevõttes, kuhu te ennem tahtsite transsoolised nõukogusse ajada, minge tehke seal tööd. Kas või managemendi tasemel. Te ei oskate seda tegelikult. Absoluutselt. Nii et see on see, mida teha tuleb. Riiki tuleb kokku tõmmata, kahtlemata, see ei ole üldse mingi küsimuski. Räägime mõnest asjast veel tänases saates. Nimelt EKRE-l oli seaduseelnõu 594, mis siis nägi alkoholi, tubaka, kütuse, elektriaktsiisi ning käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu kujutas asi endast ja see tähendas siis seda, et see eelnõu nägi ette maksumuudatused eelkõige siis aktsiiside langetuse näol. Et see muidugi läbi ei läinud. Võib küsida nüüd seda, et kui kaua te jõuate jaurata niimoodi, et esitad eelnõu, eks ju, ja siis tuleb Rene Kokk sinna, räägib, väga hästi põhjendab, bravo. Ja siis tuleb koalitsioon, see sama Stig Rästa, Riigikogu kõige noorem liige, kes täna tuli välja sellise plahvatusliku teabega, et tema küll mingisuguseid tagatubasi Riigikogus ei näe. Mina kommenteerisin seda, et loomulikult ei näe, sellepärast, et Riigikogu ei otsustagi midagi, Riigikogus polegi mingeid tagatubasid. Tagatoad on kas erakondade juhatuses või koalitsiooni nõukogus ja seal toimub tagatubad, et sina oled lihtsalt üks mutrikene, kes vajutab seda päästikut seal ja vorbib neid tagatubade otsuseid Riigikogus seaduseks. Aga kui kaua te jaksate niimoodi nagu jaurata? Stig Rästa võib-olla ei pääse ka ligi tagatubadele, et keegi ei ole talle öelnudki, kus see tuba asub. Suur maja. Aga
Kui valitsusvahetus või valitsusremont toimus meil ja sotsid said teenitult jalaga, hakati meile rääkima, et parempoolne valitsus tuli. Meil on nüüd parempoolne valitsus ja parempoolne valitsus hakkab makse langetama. Et nüüd on maksufestival läbi. Ja meie erakond kohe, meie fraktsioon kohe esitas 6 erinevat seaduseelnõud, millega pöörati tagasi 6 kõige jälgimat maksutõusu, millega on hakkama saanud kas Kristen Michali valitsus või Kaja Kallase valitsus. Automaks, käibemaksu tõus, aktsiiside tõus, tulumaksu tõus, nii-öelda julgeolekumaks. Et me tegime mitu erinevat eelnõud, mille me panime, lihtsad eelnõud. Fraktsioonis on võimalik kokku kirjutada ja Riigikogu menetlusse anda, et langetame siis neid makse, langetame need sinna, kus nad olid ennem seda, kui te tõstma hakkasite, kulla valitsus. Et parempoolsed olete, hakake langetama. Ja ütlesime, et tuleme valitsusele appi, aga tegelikult tõde on ju see, et me tuleme Eesti inimesele appi. Et need maksud ikkagi tapavad Eestis ettevõtlust ja teevad vaeseks Eesti inimest, et me tulime Eesti inimesele appi ja proovisime siis ka ära testida, et kui tõsine see jutt on meil, et meil on parempoolne valitsus. Tuli üsna kiiresti välja, et mingit parempoolset valitsust meil ei ole. Ja see on selle kõige olulisem osa. Ära sõi aura, sa helde, see tuli küll üllatused. Need tüübid rohkem enam ei saa tulla või kui nüüd Kristen Michal järgmine kord valitsuse infotunnis räägib, kuidas on parempoolne valitsus, kes tahab maksusid langetada, siis ei tahtnud. Ei tahtnud nii nagu nüüd siis sotsid avastasid, et toiduainete käibemaksu oleks vaja langetada, aga veel 2-3 kuud tagasi, kui nad olid valitsuses, 3 jaanuaris oli minu meelest meil see eelnõu, aeg läheb kiiresti. Sotsid hääletasid toiduainete käibemaksu langetamise vastu Riigikogus ja nad hääletasid aasta tagasi selle vastu Riigikogus, siis kui nad valitsuses olid. Et ei ole tõsiselt võetav jutt sotside poolt, ei ole tõsiselt võetav jutt Michali poolt, ei ole tõsiselt võetav jutt Kristina Kallase poolt. Aga meie poolt on, sellepärast, et meie oleme näidanud, nende eelnõude menetlemise ajal ma tuletasin ka kõigile meelde. Aprilli lõpus 2019 astus valitsus ametisse, kus meie olime. 2019. aasta aprilli lõpus. 2 kuud hiljem, mai, juuni, oli seadused ära menetletud Riigikogus ja kehtima hakkasid 1. juulist esimesed maksulangetused Eestis. Ja see sama seltskond, kes meile tookord rääkis, et maksusid ei saa langetada, siis riigieelarvesse ei tule enam raha, eksis, tuli raha, mingit kahju ei olnud, aga meie tegime ära 2 kuuga. Eelnõu tuli valitsusest parlamenti, parlament menetles ära, võttis vastu, kuulutati välja, hakkas kehtima ja hinnad tulid alla, piirikaubandus lõppes ära ja riigieelarvesse hakkas rohkem raha tulema. See oli esimene maksulangetus. Teine maksulangetus, mille me tegime, oli siis, kui me koroona ajal langetasime diisliaktsiisi. Ja langetasime ta sinna, kuhu meie praegune eelnõu ka oleks ta ette näinud, et langeb Euroopa Liidu miinimumile. Aivar Sõerd, endine rahandusminister, kes ei ole kõige lollim inimene Reformierakonnas, kes saab tegelikult eelarvest ja rahandusest ja majandusest isegi aru, erinevalt Jürgen Ligist või erinevalt Maris Laurist või erinevalt Mart Võrklaevast või erinevalt Anneli Akkermannist, kes on kõik neid ameteid pidanud seda. Et Aivar siiski saab asjadest aru. Hakkas seal midagi plõksima, et mingit hinnatõusu, mingit energiahindade tõusu pole ju, see ei vaeva inimesi. Ma ütlesin ta ka, et Aivar, partei ütleb, et siin on 5 sõrme. Mitu sõrme on, eks ju? Et ongi 5 sõrme, Aivar. Ja räägi edasi seda juttu. Partei ütles, et hinnatõusu ei ole. Et aga vähemalt ta nagu siiralt läks pulti ja esines selle jutuga ja võib-olla jälle mõnel inimesel läksid silmad lahti, et et reformikad ei saa rahandusest aru, ei saa majandusest aru, ei saa eelarvest aru, ei saa maksudest aru. Ja nad on ikkagi nupule jälle vajutanud. Ei, te ei ole maksude langetamise valitsus, ei, te ei ole parempoolne valitsus, te olete ikkagi maksude tõstmise valitsus. Teine oli muidugi siis julgeolekumaks, mida me tahtsime ka ära kaotada. Julgeolekumaksu reklaamiti meile, kui et kõik peavad julgeolekul õla alla panema, laia pindne, kogu ühiskond peab maksma. Võeti pensionäridelt 1. eurost, võeti töötavatelt inimestelt 1. eurost, pandi käibemaksu juurde, laia pindselt kõigile ja siis pandi ettevõtetele tulumaksu 2% juurde. Ja nüüd siis see maksude langetamise jutt, mida meile Michal räägib, on siis plaan on selline, et siis sellest julgeolekumaksust enam ei räägita, nüüd räägitakse, kuidas me hakkame tulumaksu langetama. Et inimesel jääb rohkem nüüd raha kätte, et ennem oli julgeolekumaksu jutuga tõsteti, kaasa arvatud pensionärile ja kõigile inimest, aga nüüd me hakkame tulumaksu langetama. Aga siis see ainus komponent, mille nad tegelikult julgeolekumaksust ära kavatsevad siis kaotada, on siis see klassikaline ettevõtte tulumaks 2%. Tulumaksu tõus
selle võrra, mis nad julgeolekumaksu nime all meile tegid ja mis pidi olema ajutine, on otsustatud ikkagi tulumaksuna jätta ja teha alaliseks. Käibemaksu tõus, mille nad meile julgeoleku jutuga maha müüsid, julgeolekumaksu jutuga maha müüsid, on otsustatud jätta sinna, kuhu nad ta tõstsid ja teha alaliseks. Ja ettevõtte tulumaks, mis siis 2% ära kaotatakse, tõstetakse ettevõtte dividendimaksu. Ehk siis ka see ei kao tegelikult ära, vaid liigub teise maksu nime all ja hakatakse seda ka kokku korjama. Nii et mingit maksu kaotamist, mingit maksu langetust ei tule. Selle asemel on maksude langetamise jutu tulemuseks see, et maksude tõusmine on muutunud alaliseks. Nii et lihtsalt absoluutselt kaksisoimlik jutt, mida meile räägitakse, täielik tuim valetamine, tuim propaganda, kuidas me langetame makse, teil tegelikult maksud tõusevad. Me teeme ajutised maksud, see tähendab seda, et need jäävad alaliseks. Ja kuidas see hakkab riigieelarvesse raha tooma, loomulikult ta ei hakka riigieelarvesse raha tooma, me oleme ära näidanud selle, et need maksutõusud ei too. Me ütlesime seda siis, kui makse hakati tõstma, et need ei too riigieelarvesse seda raha, mida te tahate. Nii nagu meie ütlesime, et ärge kartke neid maksualandusi, mida me tegime, see ei tekita riigieelarvesse sellist auku. No siis kõik reformierakondlased ja Rahandusministeeriumi prognoosijad ja Eesti Panga prognoosijad teadsid, et me loeme riigieelarvesse tohutu augu. Aga tagantjärgi saime teada, et ei tulnud ikkagi. Seda riigieelarve auku ei tulnud. Nii nagu me ütlesime, maksualandus elavdab majandust, elavdanud majandusest tuleb parem maksulaekumine. Auku ei tule. Meil oli õigus nende hoiatused, et eelarve läheb auku, osutus valeks. Me teadsime seda. Meil oli õigus, teie maksude tõstmine ei too eelarvesse raha, nende jutud, kuidas riigieelarvesse ju raha on vaja, kuskilt peab raha tulema, aga ei tule ju. Meil oli jälle õigus, ei olegi tulnud. Käibemaksu laekumine on allpool igasuguseid prognoose kogu aeg. No see kaksikkoimlus on tegelikult midagi, mida, ma ei tea, mina vist ei taluks seda Riigikogus, et see on midagi sellist, et sa vaatad seda juttu, kuidas ma mäletan isegi Mark Võrklaev tuli kunagi välja mingisuguse, kui ta automaksust rääkis Riigikogu puldis, et tegelikult Reformierakond on summa summarum kõiki makse madaldanud. Et mina mäletan sellist asja, et kõiki makse tõstetakse, kõiki võimalikke makse ja siis tuleb Reformierakonna rahandusminister, ütleb, et tegelikult me langetame kõiki makse. Et see on see tase, see intellektuaalne ja moraalne tase tegelikult, kuhu nüüd siis tänapäevane koalitsioon on välja jõudnud. Ja sa vaatad seda, et aga mida ma siis pean nüüd tegema? Kas ma pean võtma välja mingi püssi või mida ma pean, mingi asja ma pean tegema sellise jura vastu? Jättes kõrvale selle, et ega nad ei ole ju sinna saanud häältega, vaid on saanud sinna e-häältega. Et neid inimesi, kes seda jura toetanud on, ei ole nii palju, nagu nad ise väidavad. Aga see ei ole ju ka mingi saladus, et Eestis on terve hulk inimesi, kes jätkuvalt toetab seda jura. Et tegelikult tuleb nendele inimestele ikka kõrvakiilusid taguda. Kui keegi tuleb sulle lamba moodi sellist juttu rääkima, mida talle AK-st või Mart Võrklaev puldist on rääkinud, siis tuleb lihtsalt vastu kõrvu taguda ja öelda, et sa oled loll ja sinu lolluse pärast mina kannatan ja mul on sellest kõrini. Nüüd samamoodi ju seda kaksisoimi jura ajas meile Sõerd, eks ole, et mingid energiahindade tõusu ei ole olnud. Me näeme, kuidas kütusehinnad on tõusnud, soojahinnad on tõusnud, elektrihinnad on tõusnud, kõik hinnad on tõusnud, toiduhinnad on tõusnud. Mis te hirmutate ja hüsteeritsete oma hinnatõusu jutuga, et ei ole vaja langetada makse, et hinnad ei ole tõusnud. Sa mõtled, et näidake mulle inimest Eestis, kellel ei ole elektriarve suuremaks läinud. Näidake mulle inimest, kellel ei ole kütusearve suuremaks läinud. Näidake, kus te olete. Ma usun, et on olemas inimesi, kes ei märka seda, kellel on nii hea sissetulek, et Aivar Sõerd võib-olla tõesti ei märka seda, kas tal oli mõnisada eurot rohkem või vähem, kama. Aga selliseid inimesi, kellel seda üldse, kellel on samaks jäänud või vähenenud, ei ole. See tegelikult tekitab sellise olukorra, et kui kunagi oleks kuskil nagu sellisel vastutaval kohal pidav ja peaks andma mingisuguseid selliseid avalikke nagu mõtteid välja niimoodi näiteks, et miks on pandud kinni mingi amet, siis tekitaks nagu samasuguse tunde, et konservatiivid võiksid vastata, et ei ole ameteid kinni pandud, ei ole. See amet jätkab, meil 100 ametniku asemel on üks ametnik seal ametis. Ja tegelikult ei, vastupidi, me toome Eestis veel ameteid juurde.
see juba on juba valet. Aga minu meelest nad trollivad meid selle jutuga. Mulle tundub, et nad nagu, nad nagu selles mõttes naudivad seda, et nad teavad, et nad valetavad. Nad teavad, meie teame, nad teavad, et avalikkus teab, et nad valetavad, nad lihtsalt trollivad meid selle. Ei, see ongi tegelikult Tour de Force. See on tegelikult Tour de Force. Vaata, kui sa ikkagi oled saanud oma e-häältega sinna pukki niimoodi ja tead, et nagu süsteem töötab sinu kasuks, siis tegelikult on see Tour de Force, et sa võid valetada näkku, sa võid valetada opositsioonile näkku niimoodi ja sa võid teha seda, mida sa tahad ja sa tead, et meedia ei võta sind vahele, võib-olla kritiseerib mingites pindmistel tasanditel, et natukene siin on läinud viletsaks mingitel tasanditel, aga seda nagu süvatasandit keegi ei puuduta, eks ju. Ja siis sa tead, et tegelikult sa oled puutumatu Eesti ühiskonnas ja siis sa võidki teha seda ja selle sama ju sellise lähenemisega läks ju põhimõtteliselt Kaja Kallas Euroopasse, mõeldes, et seal saab ka niimoodi asju aetud, et et plaan oli ju see, et 3 sõbrantsi hakkavad maailma valitsema, eks ju, Kamala Harris ja siis Ursula ja von der Leyen ja Kaja Kallas aitab ka natuke kaasa, et selline mõnus liberalistlike sõbrantside valitsus tuleb. Aga võta sa näpust. Tekkis väga tõsine probleem nende arvates või nende nagu positsioonist vaadates. Ja see oli Trumpi tulemine USA presidendiks ja nüüd oleks vaja hakata tegema mida? Nüüd oleks vaja hakata reaalset diplomaatiat. Nüüd on vaja uut liidrit vabale maailmale. Hakata reaalselt millegiga tegelema, mis ongi selle positsiooni nagu peamine eesmärk, ehk siis diplomaatiat harrastama. Ja siis, kui sa oled põhimõtteliselt tulnud nagu Eesti Vabariigi Riigikogust, ehk siis mölisenud, valetanud, jultunult niimoodi, lihtsalt ajanud, irvitanud näkku niimoodi ja siis teed seda sama, mõtled, et kuule, et Euroopa institutsioonides võib seda sama teha niimoodi. Siis ei ole läbi läinud ja Kaja Kallas on tegelikult ikkagi täiesti kuluaarides juba, et ta ei ole ammu enam kuskil mingisugusel eesrindel olnud siin viimastel aegadel. Ilmselt tahate sellest lahti saada. Ja ikkagi on räägitud sellest, et varem või hiljem tahetakse seda välja vahetada. Mulle tundub, et ta on nüüd võtnud mingisuguse uue nõuniku, kes on andnud talle suurepärast hüva nõu, et silma tuleb paista jabura riietumisetiketiga, et küll käib paavsti matustel miniseelikus. See oli tõusas uskumatu. Siis käib mingisugustel suurtel koosolekutel dressipükstes ja botastes ja see on nagu püha taevas. Aga ma tahtsin selle trollimise kohta öelda, et vaata, et samamoodi toimis ju asi Ameerikas, kus mingid transsoolised kindralid või admiralid pidasid loenguid sellest, kuidas see kõik ei ole nii, nagu teie valetavad silmad teile seletavad. Ja siis tuli Trump ja see kaardimajaka kukkuski kokku. Et see nende reaalsusest irdunud düstoopne fantaasiamaailm, milles nad ise elavad ja milles nad on ise ennast veennud, et nii ongi. Ja et see, kui me niimoodi ütleme, siis nii on. Ja kõik te peate seda uskuma, sest mis teil üle jääb. Ja siis tuli Trump, kes paljastas selle kõik. Keisril ei ole riideid seljas ja nad ei saa enam seda teha. Et nad on naeruväärsed, nad tõmbavad endale lihtsalt pange pähe iga päev, kui nad seda tegevust jätkavad Ameerikas. Ja nad on nii raevus selle pärast, et nad ei saa enam trollida avalikust, vastupidi, nüüd trollitakse neid, sest neile öeldakse tõde näkku ja nemad pritsivad vastu meile mingisugust ulma ja see ulm ei hakka külge. See ei hakka elama, oma elu enam elama. Ja siin me jõuame sellesse sõjateemasse, et kui me vaatame Eesti valitsuse kommunikatsiooni sõja teemal, siis see on ju täiesti reaalsusest irdunud ulm. Et meie valitsus, meie nüüd läheme ainsa riigina, võib-olla Läti ka, aga Lätil ei ole sõjaväge, nii et Läti on ainult mõtetes meiega võib-olla siis. Et meie läheme nüüd Ukrainasse sõtta. Olukorras, kus on selgelt välja öeldud mitmed reaalse elu faktid on paigas. Ameeriklased sinna ei tule. Ameeriklased on öelnud, et kui keegi läheb ja selle tagajärjeks on nende minejatel konflikt, sõjaline konflikt Venemaaga, siis me teid ei aita. Ehk siis meie Eesti, piiririik Eesti, läheb Ukraina eest sõtta Venemaaga, tõmmates endale kaela Venemaa sissetungi Eestisse. Tehes seda viisil, mis on garanteeritud, et meile keegi appi ei tule. Ja ma küsin, kas nad on kõik Kremli palgal või, kes seda juttu räägivad ja kes seda asja ajavad. Eesti hävitajad, täielikud Eesti hävitajad. Aga see jutt, mis sealt tuleb, see on täiesti süüdimatu, absoluutselt süüdimatu jutt, mis sealt tuleb.
kuidas need, kes seda ei taha, on ikkagi putinistid, ei hooli sellest, ei ole eestimeelsed jõud. Seda juttu ja kui räägitakse trollimisest ja sellest kõigest nagu maksutõusudest ja sinna juurde käivast retoorikast vaadates tegelikult tekib nagu tunne, et üks võimalus on see, et need inimesed on täiesti küünilised psühhopaadid. Nii. Aga teine tasand on see, mida ma ikkagi vaatan, kuidas käitutakse nagu Eesti tulevikuga. Nüüd selles samas küsimuses, eks ju, 5 mehed Ukrainasse lõigates ennast ära võib-olla tulevasest abist, USA abist, kui peaks tulema tõsine konflikt Eesti territooriumil või NATO vägede vahel, mis Meriloo sõnutsi kandub paratamatult edasi Eesti territooriumile, et saates sinna mehi pidevalt kogu aeg eskaleerides seda konflikti, mis praegu hakkab juba vaikselt nagu sumbuma, eks ju, Ukrainas. Meeleheitlikult pingutatakse, et see rahu ei tuleks. Ei tuleks, aga tõsi, muidu hakkaks sumbuma, sest et Ukraina kaotab selle sõja lihtsalt väga lihtsalt. Ja et seda nagu üleval pidada tehakse see ja ma mõtlen seda peale, et kuulge, aga tegelikult siin on ikkagi korralik selline ämbritäis, selline korralik sõnniku ämbritäis, lihtsalt puhast lollust nendes inimestes. See on lihtsalt täielik, see on selline enesetapjalik, hüsteeriline lollus, mis sealt vastu vaatab lihtsalt. Et sul ei ole nagu minimaalset riigimehelikku nägemist, et kuulge, okei, me saame aru küll, et me ei ole siin mingid putinistid, eks ju. Aga üritame nüüd niimoodi teha, et me natukene nagu tõmbame tagasi sellest asjast, et me praegu kohe ei vii Eestit avatud konflikti Venemaaga. Nii, ma muuseas lugesin kuskil 90-ndatelt sinu isa usutlust, kas oli noorte hääles ei olnud, see mingisuguses Eesti Päevalehes vist oli toona. Ja päris huvitav oli lugeda seda, et kuidas sinu isa kirjeldas tegelikult, Mart Helme siis kirjeldas, olles ise suursaadik toona, see oli 95-6 vist, kui ma ei eksi, ta andis nagu intervjuu sinna ja rääkis sellest pikalt, et mitte väga pikalt, aga siiski rääkis nagu Eesti positsioonidest Venemaa kasutas väga nagu realistlikult, mis Venemaa on niimoodi ja loomulikult on probleeme, aga mis sellest jutust nagu välja tuli, oli see, et see ametlik poliitika 90-ndate keskel oli veel see, et oma poolt ei tekitata mingisuguseid arutuid konflikte. Et see oli kogu Eesti diplomaatilisele korpusele antud selline suunis, mis nagu Mardi kõnest ja nendest vastustest väga hästi sealt välja tuli. Nii, nüüd me näeme midagi ilmselgelt vastupidi, nagu oleks antud suunised, poisid, tehke nüüd kõik veel, et Eesti sõtta viia, et see alla miljoniline rahvas siit maamuna pealt ühel või teisel viisil lahkuks. Osad lahkuvad sellepärast, et Eestis ei ole võimalik enam elada. Majandus ei kannata niimoodi, aga osad siis, kui need veel jäävad, kes siia jäävad, et need saaks ka maha tapetud Putini Venemaa poolt ja selle sõjategevuse poolt, et kui see peaks tulema. Aga selle kohta Michal meile siis Riigikogu puldist ütles, et tema suudab sellega elada. Tema saab sellega elatud, et tuleb sõda Eestisse ja saavad surma inimesed, tema saab sellega elatud. Sellise lause ütleb, ei, aga saabki elatud, meil ei ole kellelgi mingit kahtlust. Ei, muidugi saab. Siin maailmas. Kuidas ta saab elada siis, kui ta läheb igavese kohtuniku juurde, see on juba teine küsimus. Aga ta on raudselt veendunud, et mingit kohtunikku ei ole, et sa siin oled lihtsalt... No ma olen äärmuslane, see on selge. Ja katoliiklik putinist. Mitte isegi 20. sajandis, isegi mitte 19. sajandis. Me proovime milleeniumitega kuskile. Me oleme keskkonnas. Me oleme lihtsalt nii tagurlikud inimesed, et me päriselt kujutame ette, et on olemas igavene elu ja mingi vastutus seal. Aga tema saab sellega elatud. Aga mida kogu see jutt näitab muu meelest 2 asja. Esimene asi näitab see, et otsustajad töötavad kellegi teise heaks. Kas see on Briti luure või FSB või ma ei tea kes või rahvusvaheline sõjapartei või Bilderbergid, võib-olla osaliselt kattuvad ka. Aga nad ei tööta Eesti rahva heaks ja nad ei tööta Eesti põhiseadusest lähtuvalt. See on esimene asi. Teine asi nüüd, ega siis kõik, kogu see aparaat ei ole mingisugused kellegi teise agendid. Selles on tekkinud eneseindutseeritud
kõlakojast hüsteeria. Täielik kinnisideelisus. Kinnisideelisus, mis ei võimaldagi sul näha mitte midagi väljapoole sellest, mida üksteisele köetakse kogu aeg takka. Et seal on omad kindlad loosungid, nendest loosungites ei tohi kahelda, mida rohkem neid loosungeid röögitakse, seda kahtlasen tundub, kui keegi ei ole enam innukas röökija ja siis talle tuleb kohe kallale minna. Selles mõttes seal on see on niisugune täiesti sektantlik selle sõna nagu sellises kirjeldavas mõttes. Et üksteisele ollakse täielikult tekitatud kõlakoda, kus karjutakse, et Mutin on punn ja Putler ja kõik see, kusjuures Mutin on ikka rohkem nagu Stalini asja ajab. Täitsa selgelt kohe Stalini asja ajab, eks ole. Ja Hitleri asja ajavad meil seal Merts ja need tüübid, kes tahavad opositsiooni ära keelata ja kinni panna. Et nad on oma enda rahva nendes nii-öelda mustrites kinni, mitte siin üle rinde. Et see näitab ka seda, kui vähe teavad liberaalid või progressivistid üldse midagi minevikust. Nad mitte midagi ei tea, neil puudub igasugune taju või faktoloogia ja see faktoloogia ei häiri ka neid. Mind paneb just nimelt ma olen ise ka väljendanud seda mõtet, et niimoodi käituvad põhimõtteliselt välisriigi agendid, et see ei ole enam inimene, kes mõtleks oma enda maa ja rahva peale, see on selge. Nii, kõik tunnused on olemas. Ma ei väida mitte midagi, aga kõik tunnused on olemas, et kui part käib niimoodi tipa-tapa ja prääks, siis tõenäoliselt on part või nagu olend, tähendab, siis ma võin järeldada, sest on part. Okei, aga siin peaks nagu tulema midagi, me oleme jõudnud punkti Eestis, kus siin peaks ikkagi aktualiseeruma mingisugune elementaarne elutahe või elementaarne talupoja mõistuslik nii-öelda tasand. Et me võime ju siin kujutada ette endale igasuguseid, et meil võib olla siin ka ette valitud e-valimiste teel mingisugused psühhopaatide pande, kes töötavad tegelikult kuskile mujale välisriikide sõjaparteile. Nii, aga meil võiks olla Eesti rahval ja Eesti liidritel võiks tööle minna, kuskilt nagu vedruga välja tulla, mingisugune selline nagu elementaarne talupoja mõistlikkus, et kuulge nii, aitab sellest jamast. Kuule, me mängime ju oma enda eludega, me mängime kogu Eesti eksistentsiga. Markus, see ei käi nii. Enesekorrektsiooni mehhanismid on tasalülitatud. Aastate jooksul edukalt tasalülitatud. Riigikohus on tasalülitatud või õigemini nende poole üle läinud, nii-öelda režiimi osaks tehtud. Põhiseaduslikkuse järelevalve julgeolekuasutused on, ehk siis, ütleme siis luureasutused on täielikult nendega läbi põimunud, eks ole, presidendid, õiguskantslerid. Sisemised enesekorrektsiooni mehhanismid on, põhimõtteliselt neutraliseeritud. Enesekorrektsiooni ei ole. Nüüd sellele juurde lisandub korruptsioon. Jõhker korruptsioon. Et need inimesed, kes saavad aru, et me oleme hävingu kursil ja neid inimesi on küll ja küll, nendele inimestel on selge personaalne motivatsioon väga suurt raha teenida. Ega mis see sõjatööstuse eelisarendamine Eestis siis on? Sõjatööstuse eelisarendamine on ju põhimõtteliselt sadade miljonite lükkamine nende inimeste suunas ja nende inimeste kaudu, et otsuseid jätkuvalt mõjutades nii-öelda suitsidaalsel kursil hoidma. Sest et nad lihtsalt teenivad ja inimene, kes teenib 10 miljoneid põhimõtteliselt sellega, et ta ostab Hiinast odavalt droone ja müüb neid kallilt Ukrainale Eesti maksumaksja raha eest. Et tal on tõenäoliselt ettekujutus, et tema on võimeline ennast sellest katastroofist nii-öelda välja ekstraktima. Et küll tema saab, Maldiividele või kuhugi ikka saab. Isegi tuumasõja eest saab äkki ära. Sest et selle raha sa saad kohe kätte ja see hea elu tuleb kohe kätte ja riskid on, aga need riskid küll kõik saab. Maandame ära. Ja kui sul ikka rasvaselt raha peale voolab, siis need riskid muutuvad ka nagu vähem enam nagu ei sega enam ööund niimoodi. Ma ütleks, et kui ma oleksin... Ja südametunnistust neil niikuinii ei ole. Ma olen muuseas rääkinud seda juba toonud selle kujundiga. Ma kohe lõpetame ka, aga meil saab aeg otsa ja sina pead minema riiki päevakorrapunkt tuleb just. Aga mul on tunne, et vaata kui USA süvariik ja Pentagon on harjunud nagu miljardeid pumpama osad, sellepärast, et ta ise prindib seda raha, tal pole seda kuskilt pojalt võtta, et ise prindid ise saad niimoodi ja väga hästi. Saad maailma reservvaluuta on sinu omaduses ja palu väga.
külva kuhu tahad. Et aga prindid välja siis mõne miljardi ja jagad seda, kui ükskõle eliitidele niimoodi, ikka raskelt tuleb taguda seda prinditud pappi sinna niimoodi, et okei, ma saan aru, et nii, ma olen reetnud oma rahva, ma olen siin nagu mängin oma rahva eludega, okei, ma müün ennast nüüd kallilt niimoodi, et andke mulle nagu raisk nüüd miljardid. Nii, et nüüd ma tahan nagu need ülejäänud elupäevad supelda niimoodi nagu roobeanka niimoodi soomlased, et selles rahas. Nii, et onu Robert, mis ta eesti keeles on. Nii, ja aga see lollikeste seltskond siin, mulle tundub, et nendega saab nagu nii odavalt läbi, et viskadki mõned miljonid ja nad ise ostavad meilt välja veel need himarsid ja siis meie opereerime neid muidugi siin ja siis põhimõtteliselt me saame nagu teha, seepärast see neil on trauma. Me lihtsalt torgime seda traumat niimoodi natukene ja need vennikesed marsivad ise nagu mingisugused, ma ei tea, ajusurnud robotid sinna rindele ja teevad meie ees selle töö ära lihtsalt. Ma ütlen, et kui ma oleksin Pentagonis, ma istuksin sellisel ilusal Chesterfieldi nahktoolil, paneksin omale sigari ette ja mõnusalt võtaksin hea viski juurde ja ütleksin, et poisid, see seltskond on täiesti imetlusväärne. Aga mina ei ole kindel, et nad Pentagoni jaoks kõik töötavad. Minu meelest pooled neist töötavad Vene jaoks. Mina, kui ma vaatan seda, et neid asju, mida meil tehakse, see, kuidas meid relvitustakse, see, kuidas meid tehakse kaitsetuks, et luua kuidas meile immigratsiooni idast tuleb. Üleõutakse, me nägime 9. mail, eks ole, kuidas kõik need meie inimesed, kõik on meie inimesed, ka nagu meile Jüri Ratas ja kes kõik räägib. Et kuidas see seltskond tegelikult Eestis ennast, kui palju teda oli, kui agressiivselt ta ennast üleval pidas, eks ole. Et järjest luuakse ideaaltingimusi selle jaoks, et venelased siin saaks üle võtta. Et see ei ole Pentagoni plaan. See on ikka Kremli plaan. Ma ei välista seda üldse. Ja loomulikult teame me ka kõik seda, et oled üks kord müüdav nahk, oled mitu korda müüdav nahk, et meil on ka topelt, tripelt ja quadropelt agente, eks ole. Et selles mõttes see on väga räpane maailm ja kui sa juba kellegile oled vahele jäänud ühe, teise või kolmanda pedofiilse fotoga, küllap sa oled valmis töötama kõigi jaoks, kellel need fotod on. Et see on ikka päris jälk, On. Aga me tõesti tegelikult tahtsin rääkida ka natukene tuulikutest, aga sellest võib-olla räägime mõni teine kord, et meie jutt on läinud teistele radadele natukene. Aga suur tänu, Martin, tulemast ja jõudu edu! Aitäh kutsumast! Ikka jätkame!